tere, mina olen Greta-Liis. Mina olen Kristlin. Ning meie oleme 9. klassi õpilased ning oleme täna siia tulnud, et teada saada rohkem gümnaasiumi elust. Tere, mina olen Piret Klooren. Mina olen Mustamäe riigigümnaasiumi juhtõpetaja ja minu eest vedada on heaolu, ettevõtlus ja kogukonna valdkond. Okei. Näen siin teie plaanist ning olen kuulnud, et teil on kursus Mina 2.0. Mis see endast kujutab? Ja Mina 2.0 on siis loodud, see koosneb 3 kursusest ja see on loodud just noorte jaoks, et õppida toime tulema iseendaga, oma tunnetega, oma mõtetega ja ta ei ole niimoodi, et me ainult tegeleme endise endaga, me oleme ju kõik ühiskonna liikmed. Ja seal saabki oskusi, et kuidas avalikku esinemist teha, kuidas improkõnet teha, kuidas liftikõnet teha, kuidas lihtsalt olla äge ühiskonnaliige ja saada moraaliväärtustest ja eetikast ja kõigest aru. Ja see lõpeb siis sellega, kus on väga tugevat rõhku pandud karjäärile, ehk et noor oskaks ja teaks, et kuidas siis seda tuleviku valikut teha, sest päeva lõpuks, mis vahetevahel kaduma läheb, et noor ei julge unistada enda unistusi. Et kui sul on ikkagi unistus see, et ma ei tea, ma tahangi saada automehaanikuks, siis see on okei. Kõik ei pea minema arstiks, kõik ei pea minema juristiks ja siis see 3 kursust peakski aitama sellega, et lihtsalt teid hästi palju toetada, lisaks sellele, et kõiges muus olete hästi tublid, et kes laulab, kes tantsib, kes teeb muusikat, kes, ma ei tea, füüsikat, et jah. Selge. Teie kui heaolutöötaja, kuna kool võtab vastu nii palju uusi õpilasi, kes on siis kõik uued, mis on teie plaanid, et neid omavahel siduda? Ja õnneks meie väga suur õnn on see, et meie juurde 1. aastal siis tulevad ainult 10. et me hakkame vaikselt kasvama, ehk et kindlasti mina kasvan koos selle kooliperega, aga meie esmane, et me praegusel hetkel kõik on veel niisugune toores, aga loomulikult me olemegi mõelnud, et kuidas toetada seda, kui noor tuleb, ta ei tea kedagi, kõik on võõras keskkond, õpetajad, kaaslased, et me oleme mõelnud ja et võib-olla me teeme paar esimest päeva enne kooli algust siuksed, kus on ühisüritused, kus me võib-olla lähme kuskile, hoopis sõidamegi välja, jääme ööseks, et selles mõttes, et see kõik on veel kujunemisel, aga nagu ma juba ennem ütlesin, et meie koolis on väga suur väärtus ikkagi sellel koolipere liikmel, olgu ta siis õpetaja, õpilane, tugitöötaja ja me kogu aeg mõtleme, kuidas teda toetada nii, et ta olekski päeva lõpuks ikkagi õnnelik, rõõmus, roosa, kõike seda. Need enne päeva, need koolid ja need tunduvad ägedad. Muidu on väga õudne, kui kedagi teha. Kas kehalises kasvatuses peab Cooperi testi jooksma ning üle kitse hüppama nagu paljudes koolides? Ja see on selline läbi aegade hirmutav kits ja hobune kehalises, et tegelikult on see, et need võimalused nagu kitsest üle hüppamine ja Cooperi jooksmine ei tohiks olla selline, et ta on niisugune õudne hirmutav, et meie kehaline kindlasti ei ole traditsiooniline. Me üritame väga palju siin panna rõhku ka sellele, et noor ise hakkab oma tervisekäitumisega tegelema, et kas on siis toitumisele spetsialiseeritud, liikumisele, vaimsele esmaabile, aga kindlasti me korraks kohtume kitsega ja ma loodan, et see kitsega kohtumine on selline hästi vahva, sest ma ütlengi, kõige olulisem on, et iga inimene, kes tegeleb spordiga, et ta saaks vähemalt oskused, et sa saaksid selle teadmise, mida mina tahan teha. Ja tulevikus see ei tähendagi, et sa üle kitse pead hüppama, aga võib-olla üle kraavi peab ikka hüppama ja siis äkki see oskus on saadud kehalise tunnisti. Aga Cooperi testiga? Cooperi testiga on selline, et see on võimalus näha, et loomulikult see pigem ongi just, et kuidas teile seda kommunikeerida, et kui ma nüüd ütlengi, et jah, et minge ja nüüd jookske nii, et viimane eluvaim on läinud, et see kindlasti ei ole eesmärk. Eesmärk ongi see, et sa sead endale enda eesmärgid, et kui me näiteks alguses ei ole võimeline Cooperi testi jooksma, siis äkki 3 aasta pärast ma juba sörkides suudan selle läbida ja siis sa oled ikkagi väga tubli olnud juba, et selles mõttes, et ma ikka ütlen, et ma ikka fänn on noori, te olete nii ägedad. Kas teil sporti ka tehakse? Ja, et sport kui selline, et
tuleb alati mõista, et on mingid grupid, keda see võib-olla ei kõneta nii tugevalt, aga on ju need, keda väga kõnetab ja loomulikult, et me tahame jõuda ka nendeni, keda see huvitab ja meie siiras soov on ka panustada sportlastele, luua neile natuke paindlikum õpitee, et kes siis väga kõrgel tasemel spordiga tegelevad, et nad julgeks tulla nagu kooli selle tundega, et nad on toetatud selle sportimise kõrval ka ja loomulikult on koolisport ikkagi meile nagu selline, mida me sooviksime teha, aga see on muidugi taaskord, see on ikkagi see, et seda peavad kõik osapooled soovima, mitte see, et kool soovib ja õpilane siis tuleb, et ma loodan, et me ikkagi leiame need õpilased ja et jah, sport kui selline on tegelikult oluline osa elust. Aga kas te kavatsete siis läbi kooli saata sportlikumaid õpilasi ka võistlustele näiteks? Ja sellega ongi niimoodi, et pigem, aga see peab olema mõlemapoolne nagu soov ja loomulikult, kui meil on võimalus ja noored tahavad ja me saame ennast esindada heal tasemel, siis miks mitte ja sealt tuleb ju, seal on nii palju võimalusi lisaks sellele spordile, seal võib olla kooli, ma ei tea, lehe esindaja, kes teeb intervjuu, seal võivad olla meil oma kooli tantsutüdrukud, seal võib olla meie oma mingisugune kooli puhkpilliorkester, kes toob trummi, et see võib olla selline asi, mis on tegelikult kogu koolipäret haarav, et see ei pea olema nii, et kuskil keegi käib võistlustel, aga me saame seda kõik koos luua õnneks, nii et. Aga kas selle spordiga seoses, kas teie kooli tuleb näiteks mingi cheerleaderite, mingi tantsugrupp? Ja me oleme mõelnud ja kuna meie väga suur koostööpartner on Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Tehnikaülikooli spordikompleksi osaga suhtlemegi otseselt mina, et seal me oleme kindlasti juba kaardistame seda, kuhu ühingutesse, kuhu saaks liituda, mida saaks teha ja seda veel, mis on meie jaoks, nagu ma enne taaskord rõhutasin, et kuna lapsed ja noored on meile olulised, siis võib-olla on võimalik ka valikainet niisugust asjade raames saada, mida sulle tegelikult ka teha meeldib, et seda ka arvestada, aga see on ka kõik niisugune kujunemisel. Miks teile meeldib olla õpetaja? Miks te tahate olla õpetaja? Ja nagu enne öeldud, ma lihtsalt fännan noori. Noortes on nii tohutu potentsiaal ja mulle äärmiselt meeldib just noori, kui algul kohtad, siis kõik on sellised ujedad, nunnud, hästi tagasihoidlikud ja siis, kui sa neid tundma õpid, siis sa saad aru, et neil on nagu nii äge maailm. Ja ma arvan, et noored tegelikult õpetavad meile vanakestele rohkem, aga koos kuidagi see sünergia on lihtsalt nii äge. Ma ei tea, ma lihtsalt armastan õpetamist, sest noored on ägedad ja kool kui selline on tegelikult väga äge koht, kui see luua ise ägedaks. Siuksed õpetajad on rohkem vaja. Kohe lähme, hakkame kohe kekata, jookseme kuuperid kõik koos. Kohe jookseme kuuperid hästi. No see on kõik. Aga aitäh teile, väga kena oli.